Rääkides Invigor rapsiseemnetest, siis selline kõige parem sloogan, mis nendega kaasas käib, et sa ei kahetse, kui sa neid külvad. Sest neil on rida eelisid, millest ma teile lähemalt kohe hakkan rääkima. Aga enne veel, kui ma tutvustaks teile Invigor rapsiseemet, et räägiks üldse, et miks siis peaks olema vaja osta seda hübriidseemet ja mis eelised siis sellel on. See pilt on ühe põllumehe põllult, kes kutsus mind vaatama ja näitas ise, et missugune on erinevus, kui kasutada ostetud hübriidseemet või siis oma seemet. Siin pildil siis paremal pool oli tal ostetud hübriidseeme, mis tal otsa lõppes ja et põldu lõpetada, kasutas ta sama sorti konkreetse aasta siis saagist, võttis, pani külvikusse ja külvas. Ja mingil hetkel siis ta avastas, et seal on päris suur kasvuvahe ja kutsus ka mind vaatama ja ütles, et võin julgelt ka teistele põllumeestele näidata, et missugune see erinevus ikkagi võib olla. Et tema ütles küll, et tema jaoks on nagu tõestus olemas, et ikkagi see hübriidseemne originaal, ostetud õige paljundus on tegelikult efektiivne. Sest ikkagi kasvuvahe on märgatav ja see on meie jaoks oluline. Tulles nüüd tagasi siis Invigor rapsisortide juurde, miks neid kasvatada, siis elu on näidanud, et nad on esmalt hästi mullastikutolerantsed, et kasvavad nii sellise hea lõimisega mulla peal kui ka veidikene kehvema mulla peal, et neil on selline hea elujõulisus, ehk nad ka veidikene keerulisemates oludes tulevad toime tärkamisega. Paindlik külviaeg, seda olen ka ise proovinud, et olen külvanud sama sorti nii 3. augustil kui ka 23. augustil. Ei ole olnud probleemi, et see 3. augusti põld kasvaks meeletult üle, sain hakkama ühekordse reguleerimisega. Või siis ka seda, et 23. augusti külv ei oleks jõudnud piisavasse arengustaadiumisse. Ehk siis selline ühtlasi ka kompaktne taimik, siin samas käsikäes ja kiire algareng. Ja sellest tulenevalt siis see tagab meile hea talvekindluse. Nendel sortidel on tugev haiguskindlus, varustatud RLM7 topeltgeeniga ehk siis fomoosikindlus, vertitsilloosi vastu tugev kaitse ja ka tsülindrosporioosi vastu kaitse. Tugev külgvarsumine kevadel, ka möödunud hooajal nägime ja näitasime päris mitmeid kordi taimikuid, kus oli näha, et sellised tugevad taimed ja olid ka väga hästi külgvarsunud. Ka suviselt põllupäevalt, mis meil reetris oli tegelikult nende taimede võrdluses näha sellist hästi järgi arenenud külgvõrsete arvukust, mis siis tagavadki lõpuks sellise ühtlase saagi. Loomulikult väga oluline aspekt on veel kõtrade avanemiskindlus, et see raps püsiks seal kõtrades ikkagi võimalikult kaua ja sellised vihmad ei tekitaks varased kõtrade avanemist. Lisaks sellele loomulikult õlisus on oluline, sest Eestis makstakse õlisuse eest meile väga head preemiat ja mida kõrgem on see börsihind, seda olulisemat kaalu see õlisus seal veel mängib, sest protsentuaalselt me ju seda hinnalisa saame. Ning viimaseks, mis ei ole üldsegi vähem oluline, on loomulikult saak. Me vajame sellist head, stabiilset saaki. Me ei vaja tippe, me ei vaja seda, et me ühel aastal saaks 6 tonni ja järgmisel aastal võtab talv selle rapsi ära ja me ei saa midagi. Et me saame keskmiseks ikka 3 tonni, vaid meil on head, tugevat, stabiilset keskmist vaja, selline 4-tonnine saak igal aastal on nagu võti. Ja katse tulemustest, et see on see sama põld, kust me suvel tegime ka
live-ülekande, Paugo põld Viljandimaal, katsepõld. 7 meie erinevat sorti, 5 tavasorti ja 2 Invigor Clearfield sorti. Et siin on nad näha. Kindlasti tasub vaadata just seda sama ka veidikene tooni erinevust, et kui me lähme tulemuste juurde, siis tulemuste kuvamisel paistab silma siit eelkõige väga hea õlisuse keskmine. Kõik jääb selline 45+% ja saagikus ei ole praktiliselt väga suuri kõikumisi, välja arvatud Invigor 1266, mis näitas ennast väga-väga tugevust küljest. Ja siin veel kord siis ka selline tõestus, et ei pea kartma seda, et Clearfield sortidel on madalam saagikus. Ei ole. Sordi aretus on läinud väga hästi ja need sordid paistavad mitmetes katsetes silma kohati kõrgema saagikusega kui tavalised hübriidsordid, et see müüt on murtud. Ja võib-olla mõned sordid, mis siit võib-olla tunduvad madalama saagikusega, aga siin on teatud põhjused, et näiteks Invigor 1130, kui sellelt eelmiselt pildilt võrrelda nüüd, siis see oli koristuse aeg kõige selline toorem, ehk tuli leida selline keskmine koristusaeg. See sort oleks tahtnud julgelt seal veel nädal aega põllu peal olla ja seda näitab ka see kõige madalam õlisus, et õlisus tavaliselt tõuseb täisküpsuse saabudes, et koristuse mõttes tuli leida selline keskmine, et ma arvan, et siis me oleks saanud sealt ka märksa kõrgema saagi veel ja kõrgema õlisuse. Kuid kokkuvõttes väga normaalne tulemus, mis näitab Invigor sortide sellist stabiilsust ja tugevat keskmist. Ka suvirapsis tegime katseid 2020 hooajal Orgita põllus Raplamaal, kus siis on katsetatud Clearfield suvirapsi sorte. Ja suvirapsi aasta ei olnud 2020 väga hea, kuid võime julgelt ütelda, et Clearfield sordid näitasid taaskord tugevat keskmist üle 2 tonni suvirapsi saaki ja ka õlisus ikkagi üle 40 tugevalt, et nad on head lahendused ja suvirapsis minu enda kogemus ütleb seda, et tänasel päeval, kus ei ole risteeleste vastu nii-öelda suvirapsis praktiliselt midagi teha, siis ma ei näe seal eriti võimalust muud moodi rapsi kasvatadagi, et me peame saama selle põllu esmalt puhtaks, sest kui putukatõrjevahenditega meil on ka kitsas käes, siis tuleb sealt tagada see, et maksimaalne protsent taimi saaks seal vabalt kasvada ja seda umbrohtu meil sinna sisse ei tule, sest see puhastamise vaev on suur ja kulud kõrged. Et kindlasti ka on sel hooajal neid põllumehi, kes suvirapsi külvavad, siis minu tugev soovitus on valige Clearfield sort ja teil on endal elu tunduvalt lihtsam. BASF. We create chemistry.